Igal aastal tähistab uue aasta saabumist Kesk-Eestis tegutsev lennuklubi keelutsoon eriliselt ning seda kindlasti taevalootusse lennates, nii ka sel korral. Läksime üles 1,5 kilomeetri kõrgusele, et üks meie seltskonnast langevarjur saaks veel väga erilisel kombel, kõigepealt köiega laskudes palli pealt hüpata ja teised saaksid nautida lendu edasi. Oli väga kena hommik, tõeline foto- ja videosessiooni päev, nii et meie lennuhooajale sai lennukas avapauk antud, lisaks veel motoparaplaan lendas ümber palli, pärast vintsiti meil lennuväljal tavalisi tiibvarjusid, nii et sellel päeval olid 4 erinevat tüüpi õhuvahendid meil õhus, mis saab olla parem lennuhooaja algus. Kõik oleks olnud ilus ja tore, kuid paraku läks tänu Jaano lennule nii mõnelgi ametkonnal olukord hetkeks ärevaks, kui inimesed andsid teada, et nad näevad lendamas õhupalli. Ja tõsi see oli, et 1. jaanuaril saime meie teate, et Nurmsi lennuvälja kandis on nähtud õhupalli. Ja esialgu oli info veidikene ebaselge, aga me reageerisime sinna koheselt patrullidega. Politsei jaoks oli tegemist ka olukorraga, millega varasemalt ei ole kokku puututud. Täpselt niimoodi, et me ei saa igapäevaselt teateid kuuma õhupallidest, et selles mõttes oli tegu tavapäratuma olukorraga. Küll aga jah, kui meil õnnestus see olukord selgeks teha, siis ei tekitanud see meis mingisugust ärevust, sest kuuma õhupalli lennutamine, eriti kui seda tehakse piloodi enda poolt koos lubadega, ei kujuta mitte mingit ohtu. Sündmusega tegeles ka Eesti õhuvägi. Murelik kodanik helistas meile ja teavitas õhupalli lennust. Õhuvägi alati vaatab, mis toimub Eesti õhuruumis. Tookord oli tegemist kuuma õhupalli lennuga, mis toimus kõikide reeglite päraselt ja ette nähtud õhuruumi klassis, nii et õhuväe jaoks selle kord mingit probleemi sellel olukorras ei olnud. Jaano sõnul reageerisid tol päeval ametkonnad veidikene üle. Me saame kahtlemata aru, et häirekeskusesse helistavad tihti väga murelikud kodanikud, teinekord asja pärast, teinekord ka mitte. Et erinevatel ametkondadel on tõesti teatud hetkedel koormust palju, aga siin ongi oluline teema, et need, kes on kusagil operatiivjuhi või välijuhi rollis, need peavad olema inimesed, kellel on võimekus olla situatsiooni teadlik. Suutlikkus koguda infot, seda analüüsida ja teha õigeid otsuseid. Meie 1. jaanuari lennule järgnenu näitas minu jaoks küll, et seda mitmes ametkonnas kohe seda situatsiooni teadlikkust jäi meil väheks. Ehk siis reageeriti üle, et ei saadud aru, mis tegelikult toimub. Meie jaoks tegi selle olukorra keerukaks tõesti see, et meil ei olnud seda teadmist, et keegi plaanib kuuma õhupalliga lendu minna, et sellist teavitamise kohustust ei ole, et kuigi lennutamiseks oli piloodil luba olemas, aga see info ei olnud jõudnud siis selliste asutusteni, et keda muidu kodanikud võivad teavitada, kui nendel tekib mingisugune mure. Ja võt sealt tekkis väike selline segadus või ka viivitus, et millega võib olla tegu ja kulus omajagu või veidikene aega siis, eks ju, et selles olukorras selgust luua. Olukorda võttis tõsiselt ka õhuvägi. Sest me teame ju näituseks Leedus, kus nende pealinna lähedal olevas lennuvälja on pidevalt probleeme Valgevenest tulevate salakauba vedajate õhupallidega. Ja loomulikult me reageerime ja vaatame, millega tegemist on. Kas seda ohtu ei oleks olnud, et ühel hetkel võib-olla tõepoolest oleks helistada tulnud Ämari hävitajatele, kes oleks pidanud minema olukorda kontrollima? Ja, kui on tegemist tundmatu õhuobjektiga, siis me saadamegi hävitajad välja. Kuid õnneks sel korral hävitajaid välja ei tulnud saata, sest piloot sai tuvastatud. Kuuma õhupallist rääkides, siis tegemist on ka loomulikult seadusega reguleeritud lennuvahendiga. Aga on üks eripära. Õhupall ei tõuse lennuväljalt õhku ja ei maandu lennuväljale. Õhupall tõuseb sobivalt põllult õhku ja maandub alati, teadmata kohas ka kusagil sobival põllul või tee ääres. Sest õhupall lendab vastavalt tuule suunale.